Räägime nüüd siis MVC kontrolleritest ja ruutimisest. Ja mis siis siin maailmas täpsemalt kontrollerites meil toimub ja kuidas me sinna jõuame. Ehk milline URL, mis alustel, kuhu siis, millise kontrolleri actioni vastu meil siis mapitakse. Kiirelt uuesti MVC ülevaade on ju, siin on kogu meie äri, ehk kogu meie nagu loogika, mis meil nagu olema peaks, siis on kontroller, katsume siia oma äriloogikat mitte sisse kirjutada. Kontroller saab siis user actioni, otsustab mida teha, kutsub välja äriloogika, saab sealt tagasi andmed ja saadab seejärel andmed vaatemootorile, mis teeb sellest valmis siis meile kas HTML-i või JSON-i vastavalt kontrolleri actioni tüübile või mida kasutaja küsis ja lõpuks läheb siit siis vastus kasutajale välja. Ja hakkame ootama, et kasutaja käest tuleks siis järgmine päring meie vaate peale siis tagasi ja ütleks, mis ta siis saada tahab. Ehk siis jämedalt siis umbes selline loogika. Siin on aeg-ajalt olnud küsimusi, et mis asi on view model, sest seda on siin eri kontekstides juba kindlasti minu nagu suust välja tulnud. Ja view modelit kasutatakse siin selles MVC maailmas kahes mõistes. Meil on olemas ka MVVM ehk siis model view model, mida siis kasutatakse desktopil ja mobiilis sellises, kus meil on state'iga rakendus. Seal on siis ka olemas asi, mille nimi on view model. Siin on isegi võiks pigem öelda peaaegu nagu kaks sõna võiks olla. Ehk see on siis see koht, kus hoitakse andmeid, mille vastu siis view ennast pidevalt sünkroniseerib ja kuhu kõik actionid lähevad. Kui me räägime MVC view modelitest, siis see vastupidi on tavaline POCO ehk plain old C object, ehk kus ei ole üldse mitte midagi sees, kus on kirjas ainult need andmed, mis on konkreetselt vaja, et see üks HTML parasjagu kokku panna, ehk siis tüüpiline data transfer object, DTO. MVVM-i puhul model view model on see nagu täiesti teine asi. View modelis on terve hulk igast loogikat ja asju ehitatud, kuidas siis backendis olevat datat ja view'd nagu pidevalt omavahel sünkronisatsioonis hoida, ehk täitsa teine maailm. Ja kui me nüüd räägime siis sellest maailmast, kus meie oleme, ehk siis MVC-st ja ASP.NET Core MVC-st ennekõike, ehk meil on siis kontrollerid, mis siis hoiavad või defineerivad endas grupi siis actionid, mille alusel siis vastavalt URL-ile need ükshaavalselt siis välja kutsutakse. Ja kontroller saab siis olla ükstaskõik milline klass, mis lõppeb sõnaga kontroller või mis pärineb klassist, mis lõppeb sõnaga kontroller, ehk põhimõtteliselt peaaegu ükstaskõik mis on. Ja kontrollerid tavaliselt asuvad controllers folderis, aga ei ole üldse kohustuslik, võite panna kuhu iganes tahate. Ja kontrollerid siis tavaliselt pärinevad sellest ASP.NET Core MVC kontrollerist. Ja tavaliselt me ka kasutame seda sõna kontrollerit seal lõpus. Aga ei ole üldse nagu kohustuslik. Ja kontroller on siis tõesti UI-level abstraktsioon, ehk tegeleb sisse tuleva dataga, küsib äriloogikast, mis ta tahab ja laseb mingisugusel view mootoril selle asja kokku panna ja lõpuks siis pilt kliendile ära saata. Ja sellises hästi kirjutatud rakenduses siis kontrolleris ei tohiks meil siis olla mingisugust andme-accessi ega äriloogikat, ehk siis see, mida meie rakendus päriselt teeb, peaks olema siis kontrollerist välja kirjutatud. Ja pärineme siis kas kahest kohast, kas siis kontrollerist või kontroller base'ist. Kontroller base on siis natukene lihtsam kontroller. Siin ei ole meil vaja vaatemootorit ja see on see, mida siis API puhul, ehk kui me REST-i tahaksime teha. Kui me tagastame JSON-it, siis seal me pärineme siis kontroller base'ist. Ja annab meile siis kõik need kontrollerid hulga igasuguseid kasulikke meetodeid ja kasulikke igasuguseid globaalseid muutujaid seal kontrolleri sees või nii-öelda ette defineerituid properteid, mida mis läbi päriluse endale saame, ehk siis kogu see vaadete osa, HTTP, staatuskoodide handlemine, kaunisti formaaditud nagu vastused, ehk igasugune JSON-i tegemine, content negotiated response, ehk siis see, kus süsteem ise valib vastavalt sellele, mida klient tahab, millise vastuse me talle saadame, tahab ta Excelit või tahtis ta JSON-it, igasugused redirectid ja kõik muu taoline on. Ja kontroller tegelikult siis ise pärineb ka kontroller base'ist, lihtsalt lisab sinna juurde mingid asjad, mida me tüüpiliselt MVC poole peal,
kui me Razor vaateid teeme, mida me seal kasutame, kas või näiteks view bag, ja view data, mida me siin oleme eelnevalt juba pruukinud. Ja kontrollerid luuakse siis iga kord uuesti, ehk nad on siis transient, ehk siis igal requestil nad initsialiseeritakse uuesti ja me kasutame siis laialt dependency injectionit läbi konstruktori, ehk siis constructor injectionit, et siis meile vajalikke teenuseid, mis iganes unit of work'i, mida iganes me juba kõike teinud oleme, mida me siis tahame, et meile siia sisse injectitakse, ehk antakse meile siis mingisugused instantsid. Ehk siis, siin näituseks lihtlabane näide, mingisugune iProduct service, mis iganes asi siin käida peaks tegema. Ja ilmselt siis mingi äriteenuse tükk on ju, me küsime interface'i alusel enda selle implementatsiooni, ütleme, et meie kontrolleris on üks asi kohustuslik, kuskil program CS'is on siis see ka ära registreeritud, et mida see iProduct service interface tegelikult tähendab, kust selle nagu päriselt implementatsioon välja võetakse. Ja kui meie kontroller luuakse, vastavalt sellele, kui urlist see välja loeti, et seda on vaja teha, siis automaatselt me ka selle õige instantsi siia endale saame. Ja veel kord, kontrollerid peaksid olema siis võimalikult õhukesed, näiteks nagu see näide siin, ehk kõik see, mida see get all sync teeb, mida iganes ta filterdab, avab andmebaase, mida iganes ta kõike veel teeb, see kõik on siit kontrollerist väljapool, et meie siit midagi sellest ei näe. Ja kuna siis kontrollerid on transient, ehk need siis iga päringu peale luuakse, siis me võime rahus siis paluda endale konstruktorisse anda siis kõiki neid injectitavaid asju, mis on siis kas scoped või transient, ehk siis need, mis on siis kas siis veebipäringu skoobis nagu andmebaas või transient, mis siis iga kord luuakse uuesti. Mida sinna ei tohiks injectida, aga võib vajadusel muidugi, on siis singletonid, mis siis hoiavad mingisugust muudetavat state'i, sellega jällegi kui on vaja, tuleb teha, aga üldiselt öeldakse, et nagu seda peaks siis nagu vältima ja ka õigustatult on ju, et miks teil neid singletone tarvis on. Nüüd selleks, et see kontroller meil töötaks, siis me juba kõigest sellest pipeline'i juures rääkisime, use routing ja map controller, mis seal kõik siis toimub, aga räägime nüüd siis, mis siis nendes mappides toimib. Ja kuidas see siis tööle läheb. Ja see kõige esimene map controller route, mis me out of the box saame, kui uue rakenduse teeme, ütleb, et meil on siis, seal on ka mingi nimi, mida me valdavalt kuskil ei kasuta küll, ehkki teatud tingimustel võib. Ja ennekõike meid huvitab siit see pattern, ehk siis see muster, mille alusel nüüd siis kontrollerid sellest meetodit, seda actionit ja lõpuks siis mingid parameetrid valitakse. Ja siin on siis antud see kõige klassikalisem layout sellele asjale, mis ütleb, et kõigepealt on meil siis kontroller, kui me hakkame siis tagantpoolt peale, ta peab olema kolmeosaline, kui on kõik kolm osa, siis kõige tagumine osa mapitakse siis action meetodile ID parameetriks. Ja see on siis just nimelt urlis, ehk siin ei ole midagi juttu siis query'st ringist, ehk siis see ID value läheb siis parameetriks. Nüüd, kui seda osa siin ei ole, siis kui on kaks osa urlil, siis ID saab endale väärtuseks 0. Teine osa on siis indeks, kui seda ka ei ole, kui nii-öelda mitte indeks, vaid siis see action'i nimi, ehk siis siit siis see some action, mis iganes see nimi peaks olema, kui seda ei ole, siis kasutatakse default'i, ehk siis antakse väärtuseks see indeks. Ja esimesel kohal siis kontrolleri nimi, kui kontrollerit ei ole seda nime spetsifitseeritud, siis automaatselt valitakse home controller. Ehk siit ka siis tuleb kokku see, miks me saame siis, kui me mitte midagi oma urli ei kirjuta, ainult avame otse nagu aadressi, miks siis me satume home controllerisse ja home controllerist index meetodisse, sest need on need default väärtused siit. Kui tahate, võite siia mingisuguseid, mis iganes sõnu kirjutada, on ju, kodu ja eesti keelt kasutada või mida iganes. Ei ole küll tore, aga teoorias saab. Ja saate ka siis mappida mitmed roadid, ei pea sugugi ainult ühte kasutama ja saab siis igasugusel viisil siin neid manageerida. Näiteks siin on nüüd selle kontrolleri nimi juba justkui nagu sisse kirjutatud urli, aga tegelikult viib ta alati block kontrollerisse ja seda nime siin üldse ei kasutata. Ja samamoodi ka ei kasutata siit actionit, mis oleks muidu meie nagu standard matching.
ja action'i koha peal on meil hoopis mingi parameeter name ja kolmandal kohal on miskisugune parameeter ID. Ehk see route viib meid alati automaatselt siis block controllerisse, article action'isse, kus on siis 2 parameetrit, name ja ID hoopis sellel meetodil. Ja neid route saab kirjutada siia väga palju ja neid ka päriselt kirjutatakse üsna palju selleks, et jätta kliendile selline ilus mulje, kuidas need urlid välja näevad. Ehk need urlid oleksid ilusad ja loogilised, nad ei pea üldse olema alati nagu 3-kohalised, saate teha kas või mis iganes 20-kohalisi ja vältida siis query stringi, ehk siis seda küsimärk parameeter võrdub mingi väärtusega and parameeter võrdub mingi järgmise väärtusega, ehk siis seda mitte kasutada. Ja siin on ka oluline järjekord, nii nagu pipeline'iski kõik request'id matchitakse siis selle pattern'i vastu ülevalt alla. Ja ehk siis tuleb kõige spetsiifilisemad route'id kirjutada kõrgemale, kõige üldisemad kõige lõppu, ehk tavaliselt see default on kõige viimane. Ja kui siis ülevalt alla tulles leitakse mõni pattern, mis matchib, siis selle koha peal töö katkestatakse ja see action siis käima läheb. Juhul kui nüüd hakkab tekkima see olukord, et teil on mitu samasugust action'it, siis peab olema kontrolleril selge, millist action'it valida. Ehk nüüd siis, kui meil on 2 edit'it, siis üks nendest teeb get'i ja üks nendest teeb post'i. Või kui siit võtta see attribuut get ära, siis see edit vastab siis nii post'ile, put'ile, mitte siis post'ile, vaid vastab nii get'ile, put'ile kui kõigile muudele asjadele, välja arvatud siis post, mis on see üks siin. Ehk siis need on siis kõik need võimalikud verbid, mida kasutada. Ja juhul, kui siis controller või routing ei suuda valida, millist meetodit käivitada, siis te saate exception'i. Ehk nii-öelda juhuslikult ei valita siin midagi. Et kui ei õnnestu õiget endpointi valida, kui jääb nagu mitme asja vahel valik, siis tuleb exception ja kui ükski ei sobi, siis tuleb loomulikult 404 vastuseks. Kõik need asjad on siis asyngid tavaliselt, sellega me oleme hästi tuttavad juba eelmisest semestrist, mis me eelmine aasta oli, ehk siis kõik kasutavad siis asyng tagastust ja enne kui meil on mingisugused andmebaasid asjad, siis kõik need on asyngid omakorda, ehk me laseme siis veebiserveril vahepeal midagi muud teha. Ainukese erisusega see, et kui me oma meetoditel kirjutame alati async taha igale poole, siis siin seda asynci lõppu ei kirjutata. Ja mida me juba nägime siis kõige esimeses tutvustavas jutus, on just nimelt see sama post redirect get pattern, ehk siis kui me kõigepealt kuvame vormi, siis kui vorm meile submititakse, siis me võtame vastu, teeme sellega midagi selle koha peal ja tagastame siis siit mingisuguse 300 seeria koodi, et redirectida siis kasutaja kohe mingisugusele tavalisele lehele, kus ta enam seda vormi uuesti postida ei saaks. Et see on nüüd hästi levinud siis pattern, mida me MVC-s hästi palju näeme. Siin ka üks näide sellest, siin on see get'i osa, anname kasutajale vormi, siin on selle vormi postitamise osa sama nimega, aga HTTP post. Kui model state isvalid ei kõlba, sellest me ka ilmselt kuskilt eraldi räägime, ehkki see on juba eelmisest semestrist ka selge, siis tagastame sama vaate uuesti selle sama vaatemudeliga. Aga juhul, kui see nüüd kõik läks hästi, siis siit me enam mitte ei tagasta seda view'd, vaid redirectime ta indeksile. Ja see temp data on siis siin ühekordselt saadaval, ehk temp data elab üle ühe redirecti, ehk sellest ühest redirectist siin views saame seda temp datat kasutada näiteks, et mingisugune dialoog kasutajale kuvada, et sinu andmed on ilusti salvestatud mingit alertidele näidata. Ehk jah, temp data siis elab üle ühe redirecti, tehakse seda cookide või sessiooni abil ja tavaliselt just sinna pannakse siis mingisugust hästi väikest niukest infotükikest. Kui on sinna vaja rohkem andmeid toppida, siis muidugi võib sinna mingisuguse objekti teha ja selle siis JSON-i stringiks serialiseerida, kui niukest asja oleks vaja teha. Ja lõpuks siis on meil siis võimalik siis seda ruutimist nüüd mitmel viisil teha. Ja esimene routimise viis, mida me siis kasutame või kuidas määrata, kuhu me lähme, on siis just nimelt, lähme korraks üles tagasi, see map controller route. Seda kasutatakse siis MVC juures. Ehk siis kõik need controllerid, mis produtseerivad HTML-i, kasutavad siis seda tüüpi routimist.
API kontrollerite puhul tüüpiliselt kasutatakse siis ruutimise atribuute, mis annavad küll täpselt lõpuks sama tulemuse välja. Ehk kontroller valitakse ikka siis mingisuguse asja põhjal ja nüüd saab siis hakata ütlema, et mille põhjal siis seda valikut tehakse. Nüüdseks siin on minu myIndex meetod ja minu myIndex meetod vastab siis sellele, kui mul üldse mitte midagi ei ole, kui mul on home, ehk siis nii-öelda üheosaline URL või kui mul on home index, samamoodi home about, home contact ja nii edasi. Ja siia saab kes ka samamoodi need muutujate nimed sisse kirjutada, nii nagu, ehk siis see pattern on nagu sama, mis selles tavalises MVC road'i defineerimises. Ja saame siis ka kasutada token replacement'i, ehk siis ütelda, et mingisugust sõna kasutada. Ehk me ei pea, kui siin me oleme igal pool selle home'i nagu jõuga sisse kirjutanud, aga tegelikult ta olemuselt oleks näituseks home controller siin selle nimi, siis see sõna home suudetakse siit nagu välja võtta ja öelda, et controller vastab siis automaatselt sellele home'ile. Ja samamoodi ka siis ka action ja area, ehk siis 3 sellist routimise tokenit on või attribute route'i, kus seda siis kasutatakse, et ei peaks siis neid nimesi siia sisse endale hardcode ima. Ehk siin siis näituseks öeldakse, et minu route kogu selles controlleris on siis controlleri nimi / action'i nimi, controlleri nimi siis võetakse siit, products, ja action nimi võetakse siis sellest meetodi nimest, ehk vastab siis sellele products list asjale. Samamoodi saab siis route'i seda attribuuti kasutades, mis on jällegi API puhul hästi tavaline, saab siis siia ette kirjutada mingisuguse prefiksi, et nii nagu ka MVC puhul seda tegelikult teha sai, aga siin siis käib tavaliselt attribuudiga, et kõik meie REST-i kontrollerid tulevad justkui mingisugusest API nimelisest kohast. Ja vahet ei ole, kuidas me seda road'i teeme, kõik need road'id toetavad siis road'i template, toetab siis ka road'i parameetrid, siin on näide kohe sellest, et meil on siis üks parameeter ID siin. Ehk siis see ei ole mitte query string, vaid just nimelt see API _products _5, ehk see on siis see 5 siin, ehk siia siis see 5 jõuab välja. Ja selles road template'is, ehk siis need parameetrid defineeritakse loogiliste sulgudega, neid saab olla mitu, kui me räägime URL-ist, siis need tuleb eraldada üksteisest kaldkriipsuga. On ka meil olemas siis tern, mis on catch all, mida saab siis tavaliselt seal kuskil kõige lõppu kirjutada. Ja nendel road'i parameetritele saab anda kätte siis default väärtused, näiteks controller võrdub home, ehk siis see home on siis default väärtus, kui midagi muud ei leita. Küsimärk ütleb, et see asi on optional ja kooloniga saab siis veel igasugused parameetrid külge panna, mis siis on need road'i constraint'id, mille järgi saab kontrollida, et mul on küll kahes erinevas meetodis name või kahes road'is näevad välja ühesugused, aga ühes kohas on see name number, teises kohas on ta string ja selle põhjal valitakse ka see erinevad meetodid. Seda siis nimetatakse road'i constraint'ideks, aga sõnum dokumentatsioonist või nendest põhimõtetest siin on see, et selle abil ei tohiks teha input'i valideerimist. Ja sest see tekitab igasuguseid veidraid asju, ehk siis mitte veidraid asju, aga veidraid tulemusi mingist otsast, ehk siis selle asemel, et öelda, et kasutaja poolel on viga 400, mida te peaksite ütlema, hakkab vastuseks tulema 404 not found, sellepärast et ükski route nagu ei match'i. Ehk need road'i constraint'e siis tõesti kasutatakse ainult selle jaoks, et siis väga sarnastes routides teha vahet, kui üks on see, et on, võtame siit selle sama, kus ta oli 5 siin, kas see 5 siin, kas see on number või see peaks olema tekst. Et me saame teha sellised get by ID, kus ühel juhul on int ID ja teisel juhul on string ID. Ja siis ütelda siin sellel ID taha kooloniga, mis tüüpi see asi siis see ID peaks olema, näiteks midagi selles vaimus teha. Ja siin on need constraint'id ise, nii-öelda tüübi järgi, pikkuse järgi, tore on siin see regex, mida olen ise päris korduvalt kasutanud, et teha vahet, kas on kõlbulik või mitte kõlbulik asi. Kohustuslik olemine, string olemine, kõik muud taolised asjad, et selle abil saab siis oma route üsna täpseks ja ilusaks ajada.
Nüüd, kui see raut on meil ilusa paigas ja õige meetod on lõpuks välja valitud ja seda hakatakse käivitama, siis tavaliselt on meil mingisugused andmed, mida me saada tahame. Jällegi asi, mida me juba eelmine semester tegelikult tegime ja kasutasime, aga nüüd siis veel kord üle käia. Ehk läheb siis käima model binding ja model binding üritab siis kõiki meie action'i parameetreid kuidagi siis sellest HTTP request'ist välja kaevata. Kõigepealt siis see käib mingis kindlas järjekorras. Järjekord on see, et kõigepealt üritatakse siis formi väärtused välja lugeda, kui seal need olemas on. Kui neid ei ole, siis järgmiseks proovitakse route'i kasutada, ehk kas meil on siis selles nii-öelda siin kaldkriipsudega eraldatud osas urlis midagi kirjas. Kui seal ka midagi ei ole, siis kõige viimasena variandina siis query stringist läheb selle asja välja lugemiseks. Ja see model binding töötab ka siis väga komplekssetel tüüpidel, ehk kasutab siis reflectionit ja recursionit ja mida muud iganes, aga me saame siis ka siin tõesti edasi anda objekte, liste, kõike muud selles süsteemis. Model bindingul on ka mingisugused atribuudid, mis on nagu kasulik teada ja mõned nendest on üsna nagu harva nähtavad, aga väga kasulikud. Mul kulus hunnik aastaid, et need teada saada ja kasutama nagu hakata neid, sest olid nagu hädad ja ma kuidagi leidnud lahendust ja nendest 2 tükki, mis mulle eriti meelde jäänud, on siis bind required, millega saame ütelda, et see parameeter peab igal juhul olemas olema, et mudel ei ole muidu valiidne, kui seda parameetrit ei ole, ehk me ei ole nõus mingisuguse default väärtusega. Ja vastupidi bind never, mis siis ütleb, et seda parameetrit ära üldse palun kunagi bindi, et see võib olla mingi security probleem olla näituseks. Ja saab ka siis öelda seda, mis järjekorras need peaks tulema. From header, from query, from route, from form, kus siis allikas peaks tulema, seda siis kirjutatakse ette siia action meetoditele, siia vahele käib siis see parameeter, kust me ootame, et see väärtus tulema peaks. Ja need muud parameetrid, required, bind required, need on siis mingite propertite peal käivad. Ja mida siis veel tehakse? Kui me nüüd koodi genereerime, siis koodi genereerimis me näeme, et ka meil pannakse siis action meetodile siia ette kirja, milliseid nii-öelda bind'e me üldse lubame, mis on siis selline stringidega eraldatud list, mis minu mõistes on alati kuidagi paha, sest ma aeg-ajalt unustan selle ära, et kui ma mõnda välja lisan või ära eemaldan, enne kui ma lisan, et ma pean siin ees ka selles listis käima muudatusi tegemas ja ma tavaliselt kustutan need ära. Aga see on tegelikult probleem, selle kohta öeldakse siis nii-öelda overposting, mass assignment, ehk by default out of the box on ju matchitakse siis kõikide leitud väljade vastu. Ehk mis iganes parameetrid meil muutul ei ole, üritab ta sealt kõike leida. Ja kui te kasutate näiteks oma domeeni klassi vaatemudelina, veel ei ole nagu rakendus nii kaugele ehitatud, et oma TTO-si teha, siis te võite saada endale igasuguseid veidraid attack'e nii-öelda ründevektoreid kasutaja poolt. Ehk ta üritab väärtustada välju, mida ta tegelikult väärtustada ei tohiks. Ja mida siis tavaliselt teha on, ehk siis see on see paha lähenemine ja mõistlik lähenemine on siis kasutada konkreetseid vaatemudeleid, milles on siis olemas ainult need väljad, mida teil konkreetselt tarvis on. Ehk siis tuleb natuke rohkem koodi kirjutada, natuke rohkem võib-olla boilerplate'i, aga saab selle asja oluliselt ilusamaks ja turvalisemaks. Ja lõpuks vajadusel saab ka öelda on ju scaffold column false atribuudina oma modelis mingi property peal. Siis kui te controllerit genereerite, siis seda property't ei kasutata, sellele ei tekitata HTML-i, aga see nüüd ei tee seda asja kuidagi nüüd väga turvaliseks. Et kes ikkagi läheb teie post'i ise modifitseerima, see sinna võib siis kirjutada mida iganes. Ja nüüd kui see model siis lõpuks on binditud ja kõik need asjad hakatakse teile külge mäppima, siis järgmiseks hakatakse siis tegema valideerimist. Ja üritatakse seda mudelit, mis on teile siis actionisse jõudnud, kontrollida, kas ta vastab teie poolt esitatud nõuetele. Ja seda tehakse siis ennem, kui teie action nagu päriselt tööle läheb. Ehk siis model binding kõigepealt, kõik väärtused, mida on õnnestunud ära kopeerida, on ära kopeeritud, siis tuleb valideerimine.
ja see siis käib tavaliselt meil siis mingite atribuutidega ehk siis data annotatsioonidega, kus me siis kirjutame need atribuudid domeeni klassis oma väljade peale, ütleme, et see on vajalik, see ei ole vajalik, tal peab olema mingi pikkus, igasugust muud niisugust asja. Ja kui siis lõpuks see kõik on läbi käidud ja me jõuame siis oma actionisse kohale, siis me saame model state'i käest küsida selle property käest isValid, see on siis boolean, mis ütleb, et kas siis meie mudeli valideerimine õnnestus või mitte. Ja kui siis me ise selles mudelis midagi muudame selle actionis, siis me saame selle valideerimise uuesti välja kutsuda, saame ütelda try validate model ja tehakse siis uus katse, kõik need asjad üle käia. Ja on ka olemas üks kaval property, milleks mul ka kulus mitu aastat, et see välja raalida, on siis validate never, millega saab siis ütelda, et palun ära seda ühte konkreetset välja siin, palun ära valideeri. Ehk kui meil on näiteks mingi vali, mis on ala string, mis just kui mudeli järgi oleks kohustuslik, aga tegelikult seda meil seal alati ei ole, aga ma ei taha teda optionaliks muuta, näiteks post'ist ei tule tagasi, siis saab selle validate neveriga selle siis validatsioonist välja lülitada. Lisaks sellele standardvalideerimisele saab siis kõik need valideerimise atribuute ise juurde kirjutada, ei ole üldse väga keeruline. Siis out of the box meil töötab ka kliendipoolne validatsioon ehk jQuery'l põhinev client-side validation. Ka sinna saab oma asju ise juurde kirjutada ja lõpuks veel ka siis remote validation ehk siis näiteks sellised asjad, et kui te teete login vormi või täpselt register vormi ja registreerimisvormi, kasutaja kirjutab siin oma emaili, lõpetab kirjutamise ära, siis läheb mööda 1 sekund, kui te ei ole midagi kirjutanud, siis hüppab sinna emaili alla teada, et näe, seda emaili sa tegelikult kasutada ei saa, sest server ütles, et see kasutaja nimi on juba käigus. See siis on see asi, mis on siis remote validation ehk automaatselt frondi poole pealt kutsutakse backendis mingisugune meetod välja, kus saab siis küsida, kas asi on siis valiidne või mitte. Ja lõpuks on meil siis see model state, mis siis ehitab üles sellise nagu metadata meie mudelist ja sellest, mis seal siis toimub ja mis need väärtused olid, mida sinna postitamisel pandi ja kui me nüüd siis sellest model state'ist loeme välja, et midagi on valesti ja me tahame vaadet uuesti renderdada, ehk siis mitte teha veel redirect'i, vaid ütelda, et näe, midagi on puudu, siis kui me tahaksime siis oma view modelit uuendada post meetodis, näiteks mingit kuupäeva kellaaega muuta, siis kõigepealt tuleb siis see vastav väli, mida me tahame update ida, tuleb siis model state'ist remove ida. Sest ta väärtustab, Razor on siis ehitatud seda pidi MVC, et kui me post'ist saadame tagasi uuesti andmed, siis kõigepealt võetakse väärtused ikkagi sellest model state'ist. Seega siis annab meile näiteks selle, kui me teeme post'i ja seal on mingi viga, siis meie vorm ei hüppa kuidagi uuesti tühjaks, vaid need väärtused, mis kasutaja sinna vormi kirjutas, need seal ka päriselt püsivad edasi. See on nüüd nagu MVC poole peal, Ja teine pool on siis meie API controllerid, mida me ka nüüd siis kohe kirjutama hakkame, mida teil on oma JavaScripti kursuse jaoks vaja, sest teie enda rakendus peab ju teie frontend'i toetama. Jällegi, need siis esimese hooga scaffoldime, see oli kohe kuskil kõige alguses olemas ja siin me siis pärime siis sellest controller base'ist. Ja ainuke, mis siis veel juurde tuleb, on siis 2 atribuuti, eks ja route'i kasutatakse laialt ja kirjutatakse siia peale ka siis see API controller atribuut, mis siis paneb vastavad MVC filtrid teistsugused siia käima sellesse süsteemi. Muus osas näeb ta välja sama nagu tavaline MVC controller, aga siis selle vahega, et siit nüüd tagastatakse lihtsalt datat, ehk siis see content negotiated return, ehk siis see OK siin tagastab tegelikult sellise data, sellisel kujul, mida siis klient küsis. Ehk me saame tegelikult siit näiteks küsida, et anna mulle JSONit või anna mulle XML-i. Muus osas on ta siis ikkagi väga sarnane sellega, mida siis MVC teeb. Ehk siis vahe on siis ainult siit sellest lõpust, mis HTTP koodi me tagastame, mida me sellega oma API-le ütleme. Ehk siis kas okei või mingisugune created at action, millist URL-i me tahame talle ütelda, et kus see uus toode on kättesaadav. Vastavalt sellega valitakse ka tagastustüüp ja siis need andmed, mida me tahame siis tagastada. Ja see API controller lisab siis mõned filtrid teile. Üks filter, mida ta lisab, on see, et kui mudel ei ole valiidne,
siis 400 kood tagastatakse kasutajale automaatselt, me ei pea midagi ise selleks midagi tegema. Suudetakse ka õigesti valida, kust kohast siis andmeallikad valida ja antakse, kui midagi läheb valesti, siis antakse vastavalt standardile tagasi veateated. Ja vahega siis veel mingisugust on siis selles tagastustüübis, ehk siis API kontrollerites me tagastame action result'e, mis on siis sellised tugevalt tüübitud asjad ja MVC poole peal, kus meil ei ole mingisugust tagastustüüpi, meil ei ole mingit metadatat, mida me tahaksime genereerida, selle poole peal siis iAction result'i. Ja edasi tuleb siis jällegi küsimusi, mida võiksite nagu läbi lugeda, mõelda neile vastata ja tuleb siis suuremas koguses praktikat kirjutada.